Kutsun järgmiseks lavale just paslikult kohe pärast Peetri ettekannet meie Kliimaministeeriumi kliimaosakonna juhataja Laura Remmelga, kes oskab ehk juba reflekteerida ka nendel teemadel, mida Peeter on tõstatanud, mida ka Mati ja Birgit oma ettekandes välja tõid. Huvitaval kombel Kliimaministeeriumis ei ole veebilehel ei ole nagu eraldi kohta kliimaga kohanemiseks, et on teised teemad, aga kliimaga kohanemise teema ei ole nagu eraldi välja toodud, välja arvatud, kui seal dokumendiregistris otsida, siis leiab kliimaga kohanemise arengukava. Võib-olla on ka sellel mingi põhjus, aga võib-olla annab see meile märku hoopiski sellest, et selle teemaga juba tegeletakse. Igal juhul Laura Remmelgas annab meile nüüd ülevaate, millega täna Eesti Vabariik tegeleb, kui me räägime kliimaga kohanemisest. Aitäh! Tere pärastlõunat ka minu poolt, et sain siin päris häid selliseid mõtteid ja küsimuse püstitusi, mida ma proovin ka oma esitluses reflekteerida. Samas proovin püsida ikkagi ka siin ajaraamis, et päris suur vastutus on olla viimane kõneleja enne kohvipausi, et siit ajast ka ikka näpistada ei tahaks. Aga kui rääkida nüüd sellest, et mida riik teeb, et siin viidati ka Kliimaministeeriumile, et kas ja kuidas ka see kohanemise temaatika, kas on jõudu juurde saamas, mil moel, kas on kasulik, et nii suur ministeerium loodi, kas see võib tähelepanu ära võtta, et pigem see tunnetus kliimapoliitika vaatest nii kasvuhoonegaaside heite vähendamise kui ka siis kohanemise poole pealt on ikkagi see, et need kliimateemad on saanud väga palju kaalu juurde, et ka Kliimaministeeriumi enda sees, kus on palju valdkondi ja palju valdkondi ka selliseid, kus selline tulevikukindlus on vaja tagada, olgu see siis taristu, elutähtsate teenuste osas, et seal need sünergiad on kindlasti paremad tekkima ja ka see, et kui see kliimateemaga poliitiliselt ja ka erinevate valdkondade vaates kaalu ja jõud on juurde saanud, et on ka lihtsam tekitada siis selliseid koostööd, sünergiaid ka teiste valdkondadega, kes ei ole selle konkreetse ministeeriumi all või juures, et omalt poolt võin öelda, et neid koostöökohti me nüüd otsime väga tugevalt ja ka meie juurde juba siis erinevad valdkonnad, erinevate valdkondade esindajad on ka tulnud, et see on praegu see võimalus teha selline restart, vaadata süsteemselt otsa erinevate valdkondade koostoimele. Et ma ütlen, et praegu on väga hea hetk selliste teemade läbi arutamiseks ja ka sellest vaatest, et mis need ootused ja vajadused on. Et ma jõuan hiljem ka selleni, et mis need protsessid on, mis ka veel toetavad sellist arutelude ja mõtete kokkutoomist ja ka seda, et kus need põhimõtted, rollid, vajadused kirja saaks selliselt, nagu ka siin esimene kõneleja mainis, et kui me tihti räägime sellest, et kui palju siis see 1 euro, mis kohanemisse pannakse, tagasi toob, et need investeeringud on suured, et tegelikult peaks see eesmärk olema ju see, et me ei raiskaks raha ka nende tegevuste puhul, mida me niikuinii teeme, et
et meie taristu oleks vastupidav, meie linnade elukeskkond oleks selline, et see ei ole tervist kahjustav, kuumalainetes ei kannataks aina suurem hulk inimesi ja mis sealt salata, et see kindlasti tõstab ka meie linnade ja riigi kui elukeskkonna konkurentsivõimet nii lühikeses kui pikas plaanis. Aga enne nii-öelda lahenduste juurde minemist või need eesmärgid ja mõtted, mida siis nüüd lähitulevikku vaadates võiksime endale eesmärgiks seada, ka natukene seda tausta, et ka nagu siin mainiti, et võib-olla kohanemine ei ole seni saanud nii suurt tähelepanu kui kasvuhoonegaaside heite vähendamine. Et otse loomulikult me peame veelgi tugevdama oma pingutusi selleks, et meie kliima ei soojeneks veelgi enam kui see, mis juba prognoosid näitavad ja ka me oleme juba nendest prognoosidest palju ette rutanud. Aga see, et kohanemine ei ole võib-olla nii suure fookuse all olnud kui leevendamise teemad, et see ei ole nagu Eestil ainuomane, et see on ka rahvusvaheliselt Euroopa Liidu tasandil, aga ka seal siis see kohanemise fookus on aina rohkem tähelepanu keskpunkti jõudmas. Meil on ka globaalselt ja ka Euroopa Liidus riike, kellel on juba väga valus. Et kes lisaks sellele, et ootavad seda suurenenud ambitsiooni kasvuhoonegaaside heite vähendamises ja kliimasoojenemise pidurdamises, peavad ka juba tegutsema selleks, et üldse elu sellises piirkonnas, kus nad on harjunud elama, sellistes piirides oleks üldse võimalik. Ja ka Eestis, et siin ka eelpool kõnelejad tõid välja, et jah, meil on ka riiklikke prognoose selles osas, et milliseks Eesti kliima on pikas plaanis ja lühikeses plaanis muutumas. Eestil on olemas ka oma kohanemise arengukava ja selle juurde kuuluv tegevuskava. Ja on ka juba valdkondi, mis siis oma nii-öelda arengukavadesse on seda kohanemise fookust sisse toonud, aga kindlasti ei ole vähemalt minu hinnangul see nüüd see koht, kuhu me peaksime pidama jääma, vaid me peaksimegi mõtestama nüüd seda, et kuidas me siit edasi liigume selliselt, et need prioriteetsed valdkonnad, mis siin Eesti kohanemise arengukavas said kaardistatud, et nendega ka tegeletakse, need saaksid piisavalt tähelepanu ka erinevate poliitikate kavandamise protsessides, et kui siin toodi välja, et selline operatsiooni tuba, kus kohaliku omavalitsuse tasandil määratleti ka ära, et kas kõik need nii-öelda erinevad poliitikainstrumendid on omavahel kooskõlas või töötavad üksteisele vastu selleks, et kliimamuutustega kohanemine oleks üldse realistlik ja võimalik või et on midagi, mis kaikaid justkui mingile teisele valdkonnale kodaratesse loobib, siis ega riigi tasandil asi teistmoodi ei ole. Et siin lihtsalt see teemade spekter on veel laiem ja seal ka sees võivad olla need vastuolud ja ebakõlad, millega meil tuleks tegeleda ja sellega tuleks tegeleda igas valdkonnas, et tõepoolest Kliimaministeerium, varasemalt ka Keskkonnaministeerium ei saa olla siis see, kes ainsana selle kohanemisega tegeleb, vaid tagada tuleb siis, et kõik valdkonnad seavad ka kohanemise vaatest prioriteedid, eesmärgid ja tagavad siis, et nende poliitikad oleks nende eesmärkidega kooskõlas.
ei saa ka väita, et kohanemisega ka nagu üldse ei oleks tegeletud, et jah, ka käesoleval nii-öelda perioodil sinna erinevaid vahendeid ka Euroopa Liidu programmidest suunatakse, et kohanemisvõimekust erinevates valdkondades ja sektorites tõsta. Sel aastal läks ka töösse üks suur riiklik kliimamuutustega kohanemise projekt, millest on kavas ka siis uuendada Eesti kliimaprognoose ja koostada ka siis erinevaid andmeid, mida erinevatel sektoritel on ka võimalik oma riskide hindamiseks kasutada. Et näiteks pangad on meie poole pöördunud, et väga ootavad juba sellist andmestikku. Ja ka kindlasti erinevaid piloote, et läbi testida, et millised lahendused ja mil moel siin Eestis toimuksid. Aga me kindlasti ei saa jääda ainult siis selliste projektipõhiste tegevuste peale. Nagu ma ütlesin, et kuigi need summad võivad tunduda suured, siis tegelikult riik, kohalikud omavalitsused ja ka erasektor suunab kordades suuremaid summasid erinevate taristuobjektide, erinevate ruumilahenduste, keskkonna loomise tegevustesse ja investeeringutesse, et oluline on siis tagada nüüd ka see, et ka need eurod oleksid targalt ja tulevikukindlalt kulutatud. Siis tähendabki seda, et see kohanemise ja kliimariskidega arvestamine peab olema süsteemselt lõimitud erinevatesse planeerimis- ja otsustusprotsessidesse. Ja lisaks sellele, et meil on vaja teadmisi ja andmeid, mulle tundub, et meil on rohkem vaja sellist arusaamist, et miks me seda teeme. Et need ei ole ainult sellised head suure kuluga lahendused, vaid need tõepoolest aitavad meil tõsta ka elukeskkonna kvaliteeti, tagada, et vähem inimesi kannatab kuumalainetes ja mis seal salata, et on olnud ka arutelusid näiteks mõjuhindajatega, kes veidi pelgavad seda, et kui näiteks keskkonnamõju hindamises või keskkonnamõju strateegilises hindamises, lisaks sellele, et see kohanemise poolt tuleb seal kogu aeg meelde tuletada, see kipub ära ununema ja kui paluda veel juurde ka seda, või juhtida tähelepanu, et oluline on välja tuua ka siis maandamismeetmed, et alati ei pruugigi olla nagu ainus lahendus see, et me ei tee, aga me toome välja, et mil moel me seda teeme, et need tegevused arvestaksid ka siis tulevikus muutuva kliimaga. Et siis on see hirm, et aga äkki see lahendus läheb kalliks, et äkki siis kohalikul omavalitsusel on raske, et need argumendid veel ikkagi tulevad vahele ja need on midagi, millest me peaksime üle saama. Ja kui ma esimesel slaidil näitasin seda, et meil on ka siin rahvusvahelised Euroopa Liidu poliitikad ja suunised, mis ka riigi tegevusi suunavad, siis võib-olla üks väga selline olulise mõjuga juhis on olnud nüüd see kliimakindluse tagamise hindamise nõue Euroopa Liidu vahenditest rahastatavate taristuprojektide puhul, kus tõepoolest selleks, et seda Euroopa Liidu tuge saaks kasutada, on vaja tagada, et see ehitis taristulahendus oleks ka tuleviku kliimas toimiv, ei laguneks ära ja tooks oma nii-öelda selle elu ja kasutuse kaasa. Aga ma arvan, et me ei peaks jääma siis nüüd ainult nende Euroopa Liidu nõuete peale, vaid mõtlema ka siis seda, et kuidas kohalikud omavalitsused, riigid ja ka erasektor
tagab siis samamoodi nagu ka Euroopa Liit oma vahendite mõistliku ja tuleviku kliimakindla kasutuse. Ja üks selline oluline protsess, kus see kohanemise temaatikaga riigi tasandil läbi arutada ja lisaks riigi rollile arutada läbi ka teiste osapoolte rollid siis nende eesmärkide täitmisel, on kliimaseaduse protsess, mis nüüd sügisest lahti on läinud ja millega me loodame eelnõusse jõuda siis aprillikuuks. Et jah, tuleb tunnistada, et ka seal see kasvuhoonegaaside heite vähendamine kipub olema aruteludes selline peamine fookus võib-olla või vähemalt ta tundub seda olevat, sellepärast et seal on väga lihtsad sellised ühesed numbrilised eesmärgid, mille üle vaielda, aga kohanemine, see on selline piirkondliku mõjuga ja valdkonna spetsiifilise mõjuga aspekt, et teda on nagu võib-olla keerulisem ühtselt lähtepositsioonilt arutada ja ka nagu siin välja toodi, et võib-olla niisugune üks põhiline indikaator, mille osas meil täna ka andmeid on see, et kui palju inimesi hukkub kuumalainete või põudade tõttu. Et jah, tõepoolest, mis on need nii-öelda ka indikaatorid, mida me kohanemise vaates riigi üleselt seada saaksime ja meil oleks ka võimalik neid edusamme järgida, et see on tõepoolest keerulisem kui leevendamise puhul, mis muidugi ei tähenda seda, et sellega tegeleda ei tuleks. Aga siin võib-olla Kärt räägib natukene täpsemalt, et kuidas need erinevate riikide kliimaseadused kohanemist käsitlevad, aga et meil on endal ka see teadmine, et see kohanemine ei ole võib-olla senimaani olnud väga põhjalikult käsitletud võrreldes leevendamisega, aga Eesti kliimaseaduse puhul me ikkagi soovime, et ka see kohanemine saaks seal põhjalikult läbi arutatud ja mõeldud selle peale, et kuidas ka kliimaseadus annaks tuge ja hoogu juurde sellele, et kohanemine oleks erinevates valdkondades piisavalt pildil. Aitäh! Aitäh! Kuidas te ise hindate kliimaga kohanemise meetmed, mis meil täna Eestil kasutada on? On seda liiga vähe või on meil teadmist liiga vähe või on kõike parasjagu? Kui nüüd mõelda neid meetmeid, mis paberil on, et ma arvan, et ka siin kohalikel omavalitsustel tihti on suurepärased strateegiad, suurepärased plaanid, kõik paberi peal on kõik ideaalne. Et ma arvan, et see analüüsi alus ja see teadmiste alus on meil juba päris hea. Aga võib-olla see, et kuidas seda nüüd praktikasse viia ja kuidas tekitada siis erinevatel valdkondadel ka see omaniku ja vastutustunne selles osas, et neid meetmeid ka rakendada. Et see on siis võib-olla see järgmine samm, kuhu meil tuleks rohkem rõhku panna. Nii, küsimused. Slidos, siin saalis. Väga hea võimalus küsida probleemi omanikult. Tere! Mul on hästi lühike küsimus, et ma lugesin Kliimaministeeriumi kodulehekülje pealt, et uus kohanemise arengukava tuleb koos keskkonnavaldkonna arengukavaga, mis peaks tulema selle aasta teises pooles. Et kas on midagi täpsemalt teada? Ütleme nii, et need arengukavad, et kuna meil nüüd ministeeriumide struktuurid on muutunud, et meil on siin kokku pandud, vastutused on liikunud ühes kohas teise, et seda veel mõtestatakse läbi, aga jah, praeguse plaan on see, et keskkonnavaldkonna arengukava käsitleb ka siis seda kliimamuutustega kohanemise koordineerivat tasandit. Aga me ei tohiks nagu ära unustada seda, et kuidas meil riigis oleme üldiselt ka liikumas nende
erinevate tegevuste ja tegevuskavade nii-öelda rakendamisega, et pigem on siis suund selles, et meil on tegevuspõhine eelarve, need erinevad programmid, mis on erinevate ministeeriumide all, et pigem siis kõik need tegevused peaks hakkama juba sinna sisse minema selleks, et ja see tagab ka siis selle, et need ministeeriumid ise peavad ka nagu jälgima, aru andma selles osas, mida nad teevad, mida nad ei tee, põhjendama. Et pigem enam selliseid kusagile ühe ministeeriumi alla koondatavaid tegevuskavasid tulevikus ei ole plaanis hakata tekitama, aga jah, näiteks kliima osas meil on ka riiklik energia- ja kliimakava, mis võimaldab ka siis kõik need tegevused kokku koondada ja mis sealt salata, et ka see seire, et kuidas me siis tagame selle, et need tegevused ka tehtud saaks, et need saaksid erinevatesse valdkondadesse sisse, et sellest tuleb meil ka veel kokku leppida, et see kliimaseadus võib olla ka see üks koht, kus seda käsitleda. Nii, ja me oleme küll väga üle aja läinud, et üks väga lühike küsimus. Siin on mikrofon, jah. Liidos juba 3 küsimust esitasin, aga ma püüan need 3 nüüd kokku võtta üheks. Nimelt kohalikud omavalitsused, kes on hakanud tegema seda kliima- ja energia kava, mõtlevad umbes selliselt, et see on üks järjekordne osa arengukavast ja seda juttu nad ei ole kuulnud, et see peaks olema läbiv, puudutama kõiki teisi arengukava osasid, see kliima- ja energia muutus. Ja nüüd ma küsin, et kas selles uues Eesti Vabariigi kliimaseaduses saab olema selline nõue, et kohalikud omavalitsused peavad kõik oma arengukavad ümber tegema algusest lõpuni, et tagada seda kliima- ja energia muutusi. Aitäh! See, millised sätted kliimaseadusesse tulevad, ei ole veel otsustatud. Et kohalikele omavalitsustele me kavatseme teha ka veel eraldi töörühma aasta alguses, et kui meil erinevatest nii-öelda valdkondlikest töörühmadest on hakanud juba mingisugused ettepanekud ja pilt tulema, et võtta ühe laua taha ka kohalikud omavalitsused, aga see kindlasti võib olla üks teema, mis käsitlemist vajab, et milline roll kohalikel omavalitsustel siis on selle kohanemise tagamisel ja kliimakindluse tagamisel. Aga sahtlisse meil seadust valmis kirjutatud ei ole, et me lähenemegi seekord selliselt, et teeme seda koos erinevate osapooltega. Aitäh, Laura Remmelgas.